spordisõbrad on viimaks ometi jõudnud Kadrioru staadionile ja kui meie eelmises eksperimendis astus meile vastu 5-kordne Euroopa meister, siis täna astub meile vastu ei keegi teine kui olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter. Nii on ja tõepoolest kettaheide on tegelikult minu üks lemmikalasid olnud juba väiksest saati, aga paraku viimased 10 aastat ei ole ma enam 30 meetri lähedale seda heitnud. Ma arvan, et kui ma täna heidan 25 meetrit, ma olen endaga väga rahul. Meie eksperiment näeb siis nii välja, et me Revoga teeme 3 katset, võib-olla natuke rohkemgi, aga liidame oma tulemused kokku ja vaatame, kas me saame siis Gerdi parimale katsele vastu. No ma ütlen, et kui mina heidan 25, sina paned näiteks kuskil 35, Gerd peab heitma 60, no see oleks juba selline reaalne lahing, ma arvan. Jah, ma arvan, et võtamegi sihiks umbes 60 meetrit ja eks näis, kuidas läheb. Meie võistlus olümpiavõitja Gerd Kanteri vastu on kohe algamas. Me teeme siis nii, et meil kõigil on 3 katset, vähemalt esialgu, ja siis meie Revoga liidame oma tulemused kokku ja vaatame, kas me saame sinu parimale tulemusele niimoodi vastu. Gerd, kas sul on mingeid näpunäiteid meile enne, kui me võistlusega peale hakkame? No kettaheites on kõige olulisem see, et tuleb säilitada rahu. Et kui hakkad nagu rapsima ja tahad hirmsasti nagu jõuga asju lahendama hakata, siis kipuvad tulemused oluliselt lühemaks jääma, kui ootus on. Nii, et ütled meile, et peaksime lõdvalt panema ja mitte liialt närvi minema? Täpselt. Mis sa arvad, kas meil on üldse mingi väike lootus sinu vastu ka? No ma arvan, spordis on lootus alati, et sellepärast ju ma arvan, see spordi vastu see huvi ongi nii suur, et kui me tihti vaatame ka väga selliseid suuri olulisi võistlusi, siis väga suured favoriidid ei pruugi alati võita, nii et alati ikkagi selline salapära ja erinevad stsenaariumid on alati võimalikud, nii et ma igal juhul usun, et teil on võimalus. Aga vaatame, kuidas läheb. Edu! Olgu nii, aitäh! No nii, tõe hetk. Nagu telefon, Nokia. 30-30. Nii, 2 peale kokku. Saime ikka vähem kui Gerd. Gerd, meie võistlus on läbi ja me jõudsime sulle päris lähedale. Kaotasime ainult poole meetriga, me saime 59-40, sina 59-90. Tõsi, sul endas mitu katset ka üle 60 meetri, mis lihtsalt kirja ei läinud, sest astusid kergelt üle. Mis seis sul hetkel on, kuidas vorm on, tean, tulid välislaagrist just? No hetkeseis on niisugune natukene segane, et mul on siin natukene kaela ja selja sirgestega probleeme olnud, et pean natukene tervist putitama, aga ma arvan, muus osas on nagu seis enam-vähem, et kõik, mis on planeeritud, on ära tehtud ja ma loodan, et tuleb hea viimane hooaeg. Aga laager läks selles mõttes asja, et ketas seal ikka lendama hakkas? Jah, kahjuks ta ei lennanud kaugemale kui esimeses laagris, aga erinevad mõned väiksed tagasilöögid olid, aga see töö sai nagu tehtud, mis vaja oli, et see on just nende laagrite puhul kõige tähtsam. Mäletan, kui sa meil saates käisid, sa ütlesid, et eesmärk oleks ikka selline 67-8 mingi hea purakaga ja ikka lähed sihtima medalit EM-ile. Kas need sihid on ju endiselt samad?
Praegu kindlasti, et tuleb tervisemuredest üle saada ja ma usun, et see, sest et sihid peavad sellised olema, sest et ega madalamate tulemuste eest väga sinna poodiumil asja ei ole. No nii, see, mida mina siin kettaheite ringis tegin, oli kergelt öeldes piinlik, sest tõesti ma ei saanud isegi 30 meetrit kätte, aga Jaan oli väga tubli, 33 meetrit. Tegelikult ma ütleks, et me pakkusime olümpiavõitjale natukene ikkagi pinget ka, et kui tema sai seal 59-90, meie umbes pool meetrit vähem, et tegelikult ei olnudki asi nii hull, kui me alguses kartsime. Ja ei, kokkuvõttes liiga hull ei olnud, et me saime hakkama, peaaegu täitsime selle eesmärgi, mis me tahtsime, aga ega liialt ka pettuda ei saa. Jah, sest ega tegelikult, kes tahab kettaheites ikkagi võistlema minna, siis see on niivõrd tehniline ala, et siin peab ikkagi ka natuke trenni tegema. Meie ei ole kumbki aastaid ketast kätte võtnud ja siis on ka raske seda tulemust saavutada. Aga ma vaatan, et siin on näiteks odaviskesektor olemas, siin on tegelikult teivashüpe, et meil alasid on ju veel, mida võiks proovida siin kas või sügisel juba spordisõprade saates. Just, et see oli nüüd meie spordisõprade saate kevadhooaja viimane eksperiment, aga me kindlasti jätkame seesuguste väljakutsetega, nii et kui teil on häid mõtteid, mida me edaspidi teha võiks, andke meile aga teada ja sügisest juba jätkame oma eksperimentidega.